Nii, tere sõbrad. Sõidupäev. Ühesõnaga, sõidupäev. Täna on neljapäev. Väljas on 28 kraadi sooja. Ja lähme sõitma. Et õhtune aeg, kell on 7. Ja mõtlesime, et lähme teeme õhtuse sõidu. Aga plaan, kuhu me täna lähme, siis kui ma sain õieti aru, siis Jõgeva ja siis Rakvere ja kuskilt siis tagasi jälle sealt suure tiiruga, et ma ei tea, arvatavasti jääme jälle pimeda peale. Ja noh, mis sa teed, noh? Et ei olegi midagi teha, aga õnneks väljas on soe, et pole hullu. Ja loodame, et tuleb mõnus õhtune sõit jälle. Terminali tankla. Meisner poiss peaks meid siin juba ootama või noh, kes teab, äkki jõuab ise ka alles. Meisneril mingid sõbrad ka kaasast tundub. Siis on vähe suurem punt meil. No jõu. YouTuberi vastu. Jõu. Tere. Kert. Kert. Reigo. Ma selleks kommenteerisin selle Euroopa meetri kohta. Euroopa meetri? Jaa. Kõvad pillid, kuule. Kõvad pillid eelkõva mehed. Jaa, nii peabki. Hea soe. Päris õhker, jah. Pool või 4 minutit küpsem. Ma oleks seda tuult saada. Okei, kuule, ma viskan riisse. Lähme kohe edasi. Jaa, Tavai. No jah, ma pean kütet ka võtma kuskil. No ma eelmine kord, kus me tankisime seal? Tangi siin ära. No ma tahan ka reis. Nii et läheb aega, poisid.
tere, 3. küte. Ja siis see Red Bull. Nägemist. Nii meiega ühines siis Andres oma tonnise Suzukiga ja ega mul meelde kohe ei jää, esimene kord ikkagi Andrese sõbrad, et seal on 700 MT ja tagumist ei näe, ta oli mingi tonnine, Z1000. Ja nüüd siis liigume, saame kuskil selle Meeliga kokku. Ei tea, üle kuumenes. Veint vist ei hakka tööle või ma ei tea. Üle kuumenes. Ei tea. Kurat, siin on ka mingi nagu midagi märga või? Ei, ta tuleb juba sellest surme pärast üle. Aga veiti ei hakanud jah. Oota. Selle pole. Vedelik on ikka. Ja mulle tunne, et sul see vett on ise surnud. Rõve kärsahais on. Vent on kinni. Nojah, siis mina pean kodu poole panema. Ootan, kuni veits jahtub ja. Ei, no tuleb maantee peale lihtsalt maanteed mööda minna. Ei no kui ta kuskilt Türa Rakveres kuradi kuumeneb üle ja ta ei hakkagi käima. No maantee peal vast ei kuumene enam. Ei no maanteel ta jahutabki, lihtsalt siin on Me ei tohi linna pärast tulla enam. Siis pead suure ringiga minna mööda Tallinna. Kas selle viskas sul näitab? Ja üle kuumenemismärk läks panema. Okei. Ma tunnen ka mingi rõve siin naisi. No selle pärast tuliseks. Jahutusvedelik on sitaks. Vähemalt vedeliku ei ole välja löönud, et on hea seegi. Ma just enne kooli taga jälgisin, ma filmisin ka, et temperatuur oli 91, et ma olen siin talavõttumadega, ma olen 67 aastat. Tuleb nüüd uue vendi vaatama siia. Näed, see vent peaks sõbrad käima. Näe, ta on jumala tihe. Ahah. Kui sa praegu käima paned, siis peaks ventikas töötama. Aga ta ei lähe tööl.
tuli jah see märk ette. on jah, kuul kersakased. aga kuradi, ma olen jahtun seal maha, tee minge sõitke edasi. Muidu kell läheb nii paljuks ja ma olen koju tagasi. no jaa, aga koju peab nagunii minema, nii et noh. Jah. Vast jahtu maantee peal ära nüüd. Ei, ma kaugemale ei hakka tulema. Ei tulla või? Ei tule. Okay. Pärast läheb midagi perse või lööb voolikud mahlad välja või? Ei, siuke kersakas on siin. Kui palju temperatuur oli? No mul ei näita ju. Aga sul on mõttekas tead, kus kaudu minna või? No. Nagu nii siit selle kaudu Tallinna maantee peale. Kärde ja sealt Elva ja see mööda maantee. Vahel ära mine. Siit lähed selle peale tajatud sul tee peal mahagi. No jah, aga ma kohe nagunii ei tule, et Okay. minge kimage edasi. No davai. Mis seal ikka? Maha jah. Ja. Aga mine selle kaudu. Davai. Mine kuradi Kärevere kaudu, siis on vaata see maantee sõita. Ja. Ma olen sinna viludesse. Ja, anna teada koju võtta. Davai. Davai. No nii, juhtus siis selline asi. No nii, sõbrad, ma vist panin liiga kiiresti kõik asjad kinni. Ühesõnaga, minu sõit jäi pooleli seal Tartus, nagu nägite, et mul läks armatuuris põlema punane nupp või tähendab punane tuli ja ülekuumenemise tuli. Ja lugu siis selline, et ventilaator ei hakka tööle. Et ma ei tea nüüd, kas või termostaat või kuidas iganes seda nimetatakse või on ventikas ise läbi. Sest ventilaator ei lähe käima ja see nii kõvasti käib. Ta peaks jumala vabalt käima, aga ta käib jumala kõvasti. Ja siis ma veits uurisin netis kiiruga. Tegelikult seal on üks termostaat või lüliti siis. Et selle eesmärk on see, et kui mootorratas saavutab mingi temperatuuri, siis ta lööb ise ventilaatori käima. Aga kuna mul seal midagi on katki, siis ei lähe tööle. Ja tegelikult, kui võtta lahti see lüliti sealt, siis see annab mootorrattale põhimõtteliselt käsu, et midagi on tuksis ja on vaja varu väljapääsu. Ehk siis lülitab sisse ventilaatori, mis käib kogu aeg, kui sa tsikli käima vahel. Et siis kogu aeg käib sul ventilaator. Aga ma proovisin, mul ei lähe see käima. Ehk siis, kas on kaitse läbi, kas on ventikas, katki, ühesõnaga. Ma ei tulnud linna kaudu tagasi, sest seal on nii palju seismist ja valgusfoorid ja ei taha ju, et mingi mahlad välja lööb või mootorkotti. Ja siis tulin sealt kaugelt tiiruga. Igastahes, kuna mul oli mõnusad sellised teed, kus on vähe liiklust, siis ma sain rahulikult selle 890 sõita, mis jahutab väga mõnusalt mootorratast maha, ei olnud ühtegi probleemi, tuled põlema ei läinud, haisu midagi ei tulnud. Ja mõtlesin, et panen teile ikka kaamera käima siin, räägin natuke, et saab ikka mingid väiksed klipid, et seekord võib-olla video üles ei lähe, sest nii lühike tuli, aga suve peale tuleb neid klippe ja asju küllaga ja et saab ikka kunagi ühe video teile kokku panna ja siis tagantjärgi ka seda videot äge mälestada. Aga ma mõtlesin, mida ma teen, kas ma panen siit otse koju, siit läheb Viljandisse, see läheb Tartu, mina oleks pidanud otse panema, saaks kodu. Ma mõtlesin, et kuna põhimõtteliselt otse tee siin on, siis lähen sõidan Lõunakeskuse juurde, lähen
Teeme mõnusa eine, sest ma sõin hommikul viimati, kell on õhtu 8. Läheme käime KFC-st läbi, sööme kõhu täis ja sealt õnneks on linna ääres. Sealt koju mul minna on ka põhimõtteliselt üks pikk sirge ja et ei tohiks probleeme tulla. Kui nüüd ei löö mingit mahlu välja kuskilt, ei tohiks. Aga jah, vot selline plaan siis. Ja kurat, nüüd ma mõtlen, et äkki üldse, kui lõunake juurde minna, äkki pesta mootorrattaski ära, ma ei ole see aasta pesnud. Et kõlab nagu plaan, vaatame, mis saab. Panen teid uuesti kaamera külge ja let's go, no. No nii. Mikrofon jälle taga, kaamera ilusti kiivriga üles ja asume teele. Ühesõnaga, loodame, et mootorkott ei jookse. Loodame, et palju kuskil seisma ei pea. Ja proovime kiiresti maantee peale saada. Tartusse 14 kilomeetrit. Enne Tartut seal taga tunduvad mingid ridaelamad või majad ka kerkimas, et luuakse muudkui siia poe lähedale uut elurajooni. Ei lähegi ringi peale, lähme siit samast. Kurat, praegu ei ole Mäki isu. Muidu oleks võinud isegi Mäki minna, aga lähme vaatame, Mäki KFC on lahtine. Peaks olema. Lähme teeme mõne mõnusa vürtsise kanapurksi, kurat. Siis on jälle elu isu tagasi. Äge buss. Elva. Sellest oli täitsa saade tehtud ja ma isegi YouTube'is vist vaatasin midagi päris vinge. No nii. Nüüd tuleb võtta süüa. Rahvast vist on palju. Aga see selleks. Ootame midagi jääda. Nii sõbrad, kõht on täis.
kui tšikkel ära kuivab, siis lähme kodu. Kodus peab hakkama ketti õlitama, sest palju vett sai sinna lastud. Vot nii. Oh. No, sõbrake, kaugel sa oled? Kuule, ma olen Tartus Lõunaka juures, ma käisin söömas ja pesin tšikli ära ja... Aga selle, kas sa läksid Keleväe kaudu või jah? Jaa, sealt kaugelt ja ma maantee peal ikka 90-ga lasin, siis ei tuld põlema ega midagi. Ja, aga see on kinni jah, sellepärast see probleem hakkaski ja tead, võimalik, et see vent jäi kinni on ja seal ei kaitspe ka veel läbi. Nii et ma arvan, et seal on pigem see, et esimene asi, et kaitse ära vahetada ja sa pead ta vaatama vaata. Seal on jah, kas kaitse või vent, aga seal on see... Ei, vent ise on kinni. Kerge käima, vent käib juba raskelt sul. Jah, seal üks asi on see, et see, mis see andur on seal, et kui too välja tõmmata, siis ta peaks olema sund vent kogu aeg käima. Nii kui käima paned, siis ta peaks kogu aeg pöörlema. Aga ta ei lähe käima, nii et järelikult on ikkagi vent perses. Ja on. Aga ma arvan, et tolle kuskilt mingi selle analoogi pole ega see pea sama olema, et see korpus ümber natuke vahet ei ole. No jah, kui annab see midagi teha, aga ma arvan, ma leian selle sama ka. Kindlasti annab. Aga jah, ma ei tea, mul on kõht täis ja kus te olete ise? Me oleme selles Väike-Maarjas. Lähete ikka Rakverre või? Rakverre ei lähe, me lähme sellesse. Me teeme söögipausi ja siis paneme sellesse Porkuni ja sealt kaudu. Nojah, aga nautige. Davai, tšau. Davai. Aga mis seal ikka, sõbrad? Natuke niiski on veel, aga pole hullu. Paneme kodu minema. Vähemalt on tšikkel puhas nüüd. Vast kannatab koduni välja. Väga ilus päikseloojang on jälle. Ei tea, kas seda näeb.